Õnnistatud hommikut, kiitku kõik, mis mu sees on, issandat ja tema püha nime. See oli üks võimas kiituslaul, millega alustada tänast hommikut, tänast jumalateenistust. Et tulla issanda trooni ette kokku ja tuua ennast, kõik, mis meie südames, meie eludes toimub, Jumala kätte, paludes, et tema juhiks, tema kannaks, tema võtaks õnnistada, võtaks ka lohutada ja võtaks aidata, kui me seda vajame. Piibel ütleb meile, näitab meile seda, et kui me tuleme Jumala ette avatud südamega ja siiralt, issand ootab meid. Ja issand on valmis vastama ja ta ei viibi, vaid tema vastab meile oma õigel ja heal ajal. Kui sa oled täna siin, siis sa võid ennast panna issanda trooni ette ja teada, et tema võtab su vastu. Tema on sind oodanud, igatsenud seda kohtumist sinuga ja ta vastab sulle tänasel hommikul oma hea nime pärast. Meil on täna hommikul rõõm tervitada meie keskel Merjet, kes on tulnud meid muusikaga teenima, koos Tiiuga, Helarit, kes meid sõnaga teenib. Aga tegelikult oleme kõik siin selleks, et issandat ühiselt ja koos teenida. Selle koguduse osaduse kaudu ja selle kaudu, et me oleme palves kaasas, me oleme Jumala kiitmises kaasas, sest issand võtab rõõmuga vastu selle ohvri, mille me oma südames toome, kui me teda rõõmsalt teenime. Lähme issanda ette, tõuseme püsti ja laulame järgmised 2 laulu ja olgu need meie tänu- ja kiituslaulud issandale selle hommiku eest.
Tere hommikust! Ma loeksin Johannese evangeeliumist 14. peatükist 1.–6. salmini. Tee Isa juurde, teie süda ärgu ehmugu, uskuge Jumalasse ja uskuge minusse. Minu Isa majas on palju eluasemeid. Kui see nii ei oleks, kas ma oleksin teile öelnud, ma lähen teile aset valmistama? Ja kui ma olen läinud ja teile aseme valmistanud, tulen ma jälle tagasi ja võtan teid enese juurde, et teiegi oleksite, kus mina olen. Ja kuhu mina lähen, seda teed te teate. Toomas ütleb temale, Issand, me ei tea, kuhu sa lähed, kuidas võime teada teed? Jeesus ütleb temale, mina olen tee ja tõde ja elu. Ükski ei saa Isa juurde muidu kui minu kaudu. Ja psalm 32. Pattude andeks saamise õndsus. Õnnis on see, kelle üleastumine on andeks antud, kelle patt on kinni kaetud. Õnnis on inimene, kellele Jehoova pahategu ei arvesta ja kelle vaimus ei ole kavalust. Kui ma vaikisin, nõrkesid mu luud kondid mu päevasest oigamisest, sest päevad ja ööd oli su käsi raskesti mu peal. Mu üdi on ära kuivanud nagu suve kuumuses, Seela. Oma patu ma andsin sulle teada ja oma pahategu ma ei katnud kinni. Ma ütlesin, ma tunnistan Jehoovale oma üleastumised. Siis andsid sina mu patu süüteo andeks, Seela. Sellepärast palugu sind kõik vagad sel ajal, kui sa oled leitav. Tõepoolest, suurte vete tõus ei ulatu mitte nende ligi. Sina oled mulle peidupaigaks, sa hoiad mind õnnetuse eest, sa ümbritsed mind pääsemise hõiskamisega, Seela. Sa ütled, ma teen sind targaks ja õpetan sulle teed, mida sul tuleb käia. Ma annan sulle nõu oma silmaga sind juhtides. Aamen. Jeesus, tänu sulle südamest, et me oleme võinud siia tulla täna sellesse kirikusse ja tänu, et me oleme terved, hoolimata sellest, et meie ümber on nii palju haigust ja issand, me palume, et kõik see olukord oleks sinu kontrolli all. Me palume haigetele tervenemist ja me palume sinu varju ja kaitset. Tänu, et issand, me tohime usaldada kõiges sind. Ja Jumal, ma palun ka, et see tänane koosolek ja see sõna, mida me kuulame, et see võiks olla meile üles ehitav. Issand, anna meile need kõrvad, millega me kuuleksime sinu häält ja ava meie südame silmad, et me näeksime sinu tahtmist oma elus. Issand, tänu ja kiitus sulle ja ma palun, et sinu püha vaim oleks meid juhtimas ja hoidmas. Aamen. Seda laulu lauldes ma alati mõtlen selle peale, missugustes tingimustes
kes võib meid lahutada. Jumala sõna ütleb, et ei miski, ei keegi ei suuda seda. Ja meie otsus on, kas me usume sellesse või me ei usu sellesse. Samamoodi nagu on Jumala usaldamisega, eriti siis, kui asjad ei lähe päris nii, nagu me tahame. Mul oli möödunud nädalal endal üks selline olukord, kus ma palvetasin Jumala poole ja üks mure oli mul, ma panin selle Jumala ette ja ütlesin talle, et tõesti, et mingu nii, nagu sina tahad. Eks mul oli endal muidugi ka arusaam, mida mina tahan, aga ütlesin Jumalale julgelt, et mõtlesin, et olen ikkagi usuvend ja ütlen talle, et mingu nii, nagu sina tahad. No läks nii, nagu Jumal tahtis, aga see ei olnud see, mida mina tahtsin. Ja siis mul oli nagu otsustada, et mida ma sellega nüüd edasi teen. Et kas ma olen kurb, sellepärast, et läks nii, nagu Jumal tahtis ja mitte nii, nagu mina tahtsin. Või ma siis ütlen Jumalale, et jah, olgu siis nii. Ja isand tuletas mulle väga selgelt meelde, et aga seda sa ju palusid. Sa palusid, et läheks nii, nagu mina tahan. Ja nii läkski. Ja see ei tähenda, et ma olen sind maha jätnud või ma olen sind hüljanud. Ja tegelikult see ei tähenda ka, et sul oleks midagi hirmus halvasti. Lihtsalt asjad ei lähe alati nii, nagu meie tahame. Ja see oli hea meeldetuletus, et kui me palvetame ja kui me tõesti palume nii, nagu pühakiri ütleb, et Jumal, sinu tahtmine sündigu, siis kus on minu süda? Kas mu süda tõesti ütleb, et Jumal, sinu tahtmine sündigu? Ja ma usun, et kui Jumala tahtmine sünnib, siis see on ka see kõige parem, mis võib sündida. Pikas perspektiivis, kui see ka lühidalt mulle ei meeldi. Või on see midagi muud? Nii et me paneme nüüd järgmisena kokku oma koguduse ohvri ja eks see ohvri kokkupanemine on ka alati üks selline ususamm. Me anname Jumalale midagi üle, mida me tegelikult peame enda omaks. Ja ütleme issandale, et kasuta seda, mina ei jää sellest vaesemaks, sündigu selles osas sinu tahtmine. Aga see on ka ususamm välja astuda ja anda Jumalale tagasi see, mis kuulub Jumalale, nagu ütleb issand. Et olgu see meie ka südamepalve ja paneme sellesse ohvrisse kaasa kõik, mis meie südames praegu ka on. Ja anname selle Jumala kätte, ütleme, Jumal, sinu tahtmine sündigu. Ja oleme siis kannatlikud seda tahet vastu võtma ja nägema selles Jumala tahtmist ja juhtimist, kui tema oma tahet teostab. Ja sellel ajal me laulame see rahvas, kel Jumal. Oleme siis meie ka see rahvas, kellel on Jumal.
Tõuseme tänupalvesse. Issand, sellel maailmal on sind vaja. Ja me täname, Jumal, et sa oled kutsunud inimesi välja sellest maailmast, näitama sind. Issand, peegeldama sind. Jumal, ma palun, et sa annaksid meile selleks jõudu, tarkust ja eelkõige armastust. Et kõige sellega, kes me oleme, mida me teeme, Jumal, kui sina oled meid kutsunud, et me võiksime peegeldada sind. Issand, et me tõesti teeksime seda, me oskaksime seda teha. Ja Jumal, me oskaksime jagada oma eludega kõigega, mis meie elus on, evangeeliumit sinu armastusest ja sinu päästest. Issand, kui me oleme kokku pannud selle ohvri, Jumal, see on usalduse märk ja ka see kõneleb, Jumal, sinust ja meie suhtes sinuga. Issand, me palume, et sa võtaksid selle ohvri vastu. Me täname, et sina oled meie vajaduste eest hoolitsenud, sa oled pidanud hoolt meie eest. Issand, ma palun, et sa võtaksid õnnistada ja annaksid tarkust selle ohvri kasutamisel. Et selle kaudu sinu kuningriik võiks kasvada. Jumal, sinu koda ja sinu kogudus oleksid varustatud. Jumal, sinu sõnum, sinu armastusest võiks jõuda võimalikult paljudeni. Issand, tänu, et sina pead hoolt meie eest. Issand, õnnista igat ühte, kes oma käe on sirutanud, et Jumal, keegi ei jääks vaesemaks sellest, kui ta ennast sinu kätte annab ja oma vara. Ja issand, ole ligi neile, kellel ajad on praegu keerulisemad. Jumal, ma palun, et sa väga oleksid ligi neile, kes hüüavad appi su nime. Et nad võivad oma lootuse sinu peale panna ja näha, et sina vastad. Jeesuse nimel. Amen. Palun istuge. Saan aru, et Lauri läks juba lastega teise majja, aga kes tunneb ennast piisavalt lapsemeelsena, siis Lauri pakub lastehoidu kõrvalmajas kõigile, kes on huvitatud. Ütlen koguduse teated ka. Järgmisel pühapäeval, see on ainukene pühapäev ilmselt aastas, kus siin kirikus eestikeelset jumalateenistust ei ole, sest me oleme kogudusega laagris. Nii et kui te tahate osaleda Kalju koguduse jumalateenistusel, siis tulge Nutsakule, Kaksi Nuia ja Abja Paluja vahele, Tuhalaande. Seal me oleme koos Allika kogudusega sellel aastal. Meil on viimastel aastatel olnud see traditsioon, et me oleme alati kellegi teisega koos ja see on olnud õnnistuseks. Me oleme saanud jagada neid ande, ja mis mõlemal kogudusel on, ja koos olla Jumala rahvana Jumala ees. Ja seekord samamoodi kindlasti saab olema tore aeg, nii et registreerimine vist lõpeb täna, kui ma õigesti mäletan. Nii et veel on võimalus, aga kindlasti soovitan tulla. Head inimesed, head teemad ja ideaalne laagrikoht. Nii et järgmisel pühapäeval jumalateenistust ei ole, järgmine kord on jumalateenistus siin 15. augustil. Nii et siis olete taas siia oodatud. Aga nüüd meil on täna rõõm, et vend Elari on meie keskel. See on nii-öelda eelreklaam järgmisel nädalavahetusele, kui me oleme taas Allika kogudusega koos. Elari on selline koguduste vaheline mees. Ma vaatasin ka Facebookis, sa käid päris palju mööda kogudusi praegu teenimas ja jutlustamas. Meil on see eesõigus, et sa oled meie keskele täna hommikul tulnud. Ootame, mis Jumal su südamesse on pannud. Aga ennem seda Tiiu ja Merje teenivad meid veel muusikaga ja siis me kuuleme Jumala sõna.
Tervitame üksteist issanda nimel siin kaunis Kalju kirikus. Aitäh, pastor Vilver, heade sõnade eest. Aga tänan südamest ka Merje ja Tiiu. Eks muusika teeb ju taeva lahti ja nõnda me saame kogeda seda, mida Jumalal on ütelda, paremini võib-olla. Ma ei väida, et kui muusikat ei ole, siis ei ole Jumal meie lähedal, aga aitäh selle osa eest. Toon tervitusi Allika koguduselt. Olin möödunud pühapäeval seal. Me oleme peaaegu valmis laagriks. Meie registreerimine on lõppenud, joon on alla tõmmatud. Loodame, et teid ka tuleb ikka. Kindlasti tuleb ja võime rõõmustada seal selles paigas. Aga täna oleme Jumala kojas ju ikkagi selleks, et kogeda ja mõista ja kuulata, mis Jumal tahab ütelda. Ja nõnda ma palungi, et ka minu pühakirja teksti sõnad tuleksid meie ette. See Johannese evangeeliumis me juba täna olime, loeme veel Johannese evangeeliumi 4. peatükist 46 kuni 54, õieti ma alustan juba üks salm ette. Kui ta nüüd tuli Galileasse, võtsid galilealased tema hästi vastu, sest nad olid näinud, mida kõike ta oli teinud pühade ajal Jeruusalemmas. Nii tuli Jeesus taas Galilea Kaanasse, kus ta oli muutnud vee veiniks. Ja seal oli üks kuninga ametimees, kelle poeg oli Kapernaumas haige. Kui ta kuulis, et Jeesus on tulnud Juudamaalt Galileasse, läks ta tema juurde ja palus, et Jeesus tuleks alla ja teeks terveks tema poja, sest see oli suremas. Siis Jeesus ütles talle, te usute mind ainult siis, kui näete tunnustähti ja imetegusid. Ametimees ütles talle, issand, tule alla, enne kui mu laps sureb. Jeesus ütles talle, mine, sinu poeg elab. Ja inimene uskus sõna, mis Jeesus talle ütles ning läks. Aga juba koduteel tulid ta sulased talle vastu teatega, et ta laps elab. Siis ta päris neilt tundi, mil pojal hakkas kergem. Nad ütlesid talle, eile päeval kella 1 ajal lahkus temast palavik. Nüüd märkas isa, et see oli juhtunud täpselt sel ajal, mil Jeesus oli talle öelnud, sinu poeg elab. Ja tema uskus. Samuti kogu ta pere. Selle teise tunnustähe tegi Jeesus pärast Juudamaalt Galileasse tulekut. Vennad ja õed, sellel pühapäeval oleme tulnud siia eriti ka selleks, et olla issanda laua ümber. Et kogeda seda, kes on Jumal, kes on ennast ilmutanud oma poja Jeesuse Kristuse kaudu. Ja ma usun, et see on suur tänu põhjus. Meie südamed on rõõmsad, Jumal on nii hea olnud meie vastu. Isegi kui olukorrad ei ole sellised, nagu meile meeldivad ja ma nagu harmoneerun siin Vilveriga, kes palub Jumala tahet ja kui siis see tahe tuleb ja see ei ole nii, nagu on minu tahe, aga Jumal on ikka hea, sest jah, Jumal tahab meile parimat. Ja olgu me igatsus ka muutuda Jeesuse sarnasemaks päevast päeva, armastada enam päevast päeva. Jüngrid palusid mingil hetkel Jeesust ja ütlesid, kasvata meie usku. Oh Jeesus, kasvata meie usku, hea õpetaja, kasvata meie usku. Ma olen tulnud täna osadusse selle palvega, et minu usk võiks kasvada koos teiega. Ja olgu see meie ühine palve ja igatsus. Esimene Jeesuse suurem ime oligi ju toimunud Kaanas. Ja peaaegu igaüks vist mäletab seda, kuidas Jeesus oli pulmakülaline ja kuidas siis vesi, mis pidi olema seal anumates, oli korraga vein. Ja tõepoolest võiksime ütelda, et see ime näitab meile, et Jeesus on Jumala parim, kelle ta on läkitanud, tema loomingu tipp inimese heaks.
Ja kui me Johannese evangeeliumit mööda nagu edasi keriksime, siis me näeme, et Jeesus puhastab templi ja näeme neid erisusi seal vana käsuseaduse ja uue seaduse vahel. Vana pidi lahkuma, vana pidi välja puhastatud saama, et uus võiks tulla. Johannese 3. peatükis tegeleb Jeesus käsuseaduse kõrgeima vormiga, võib-olla variseride grupeeringu liige Nikodeemus on seal korraga, kes otsib vastuseid oma küsimustele, kes otsib tegelikult Jumalat ja nii ta kuuleb vajadusest sündida uuesti, et pääseda taevariiki. Edasi näitab Johannes meile ristija Johannest, kes seisab seal vana ja uue vahel ning suhtleb mõlema poolega. Ja nüüd siin 4. peatüki alguses, andke andeks, kui ma tuletan teile meelde, mis siin Johannese evangeeliumi alguses on Jeesus jüngritega minemas läbi Samaaria. Ja mäletate, seal on Samaaria naine. Jeesusel oli üks töö teha. Jeesus on ikkagi lõhkunud barjääre, eriti juutide ja muu maailma vahel. Selles mõttes, et ka meie võiksime täna osalised olla evangeeliumist, kuulda evangeeliumit, seda vastu võtta ja saada uueks. Samaarlased tunnustasid küll 5 Moosese raamatut pühakirjana, aga kõike muud nad eitasid, sealhulgas ka suulist pärimust. Ja sellepärast nad kuidagi ei saanud juutidega omavahel läbi ja neid peeti juutide poolt väga madalaks rassiks, nii ütelda. Ja nüüd on Jeesus seal ja seal on see naine. Naine, keda omakorda peeti väga madalaks, mitte ainult tema soo tõttu, vaid ka tema eluviiside tõttu. Aga Jeesus suhtleb temaga ja muutus tuleb esile. Ja tegelikult see ongi evangeeliumi lugu, et kui Jeesus kohtab inimest, siis inimese elu võib saada muudetud. Ja täna hommikul ka, kui me lugesime ja kohe Jeesus jõuabki Kaanasse, kus ta kohtab seda kuninga ametimeest, täna hommikul ka, kui Jeesus kohtub sinuga, siis sinu elus võib saada midagi muudetud. Terve su elu võib saada muudetud. Mõni su olukord, su vajadused võivad saada täidetud. See, mida me lugesime, saab alguse tegelikult väga lihtsalt, selles mõttes, et üks isa palub oma lapse pärast. Oma lapse tervise pärast. Me elame ajastul ka, kus me väga palju kuuleme, rääme igasuguseid meditsiinilisi küsimusi ja väga paljud on meditsiinieksperdid. Aga see isa, ma usun, olles kõik teinud, tuleb Jeesuse juurde ja tema palve oli lihtne ja selge. Jeesus, tule minu juurde, tule meie poole ja tee mu laps terveks. Ma usun, kui sa oled täna siin ema või isa või vanaema või vanaisa ja eks kõik need ka, kes laste ümber muidugi seisavad, te süda nagu resoneerib kaasa selle asjaga. Mulle iga kord meenub minu enda elust see olukord, kui me noorem tütar, ta võis olla 3-4 kuune, elasime Kohilas, Lõuna tänaval ja korraga vannitades tekkisid krambid. Ja noored vanemad, mis sa ikka oskad teha ja teate, siis kohane jutt olümpia ajal, mu elu kõige kiirem 400 meetrit tõenäoliselt. Ambulatoorium oli seal samas lähedan, Kristiina mäletab võib-olla, kus see oli, ja sealt läbi kevadise krõbiseva öise lompidest täidetud tänava ma sealt tormasin, sest ma tahtsin teha, ma olin valmis tegema kõik ja rohkem veel, et päästa oma laps, sest ma armastasin teda. Ja nii oli nüüd seal see isa, kes tuli Jeesuse juurde, ütles Jeesus, ma vajan sind, ma olen kõik teinud, enam midagi ei anna teha. See paluja oli tõenäoliselt kuningas Herodes Antipase valitsusametnik, oli nii ütelda natuke kõrgemast klassist ja eks pühakiri ongi väga reaalne selles mõttes,
ega mured ei käi ainult viletsaid ja vaeseid mööda. Mõnikord me mõtleme niimoodi. Aga need ka, kes elavad kõrgete müüride taga ja kes arvavad, et nagu nende elus on kõik asjad paigas ja lahendatud, mure tuleb ka nende ellu. Mure tuleb ka niisugustesse perekondadesse, sest sõbrad, kannatused ei puuduta meid valikuliselt. Kannatused ei liigu lihtsalt ja ei vaata sulle otsa ja mõtle, et võib-olla läheme siit ringi. Vahel meil jääb selline mulje. Aga olgu kes tahes, mured, pisarad ja kannatused on ju tegelikult elu üldinimlik osa. Paljud inimesed ei mõtle Jumalale ja Jumala asjadele enne, kui tulevad need kannatused ja mured. Enne, kui elus jõutakse raskustesse. Ja nüüd see kuninga ametimees tulebki selle oma rõhutud hinge probleemiga. Teate, füüsilised asjad rõhuvad hinge üsna oluliselt. Ja ta otsib lahendust. Ja see katsumus toobki mehe nüüd Jeesuse juurde. Ükskõik, mis on põhjuseks, on alati ju tore, kui keegi otsib Jumalat, kui keegi jõuab Jeesuse juurde, peaasi, et ta tuleb. Ma ei tea, kuidas on täna sinuga, miks sa oled täna siin Kalju kirikus, aga peaasi, et sa oled siin. Ja need, kes jälgivad meid interneti kaudu või mis iial viisidel, peaasi, et sa otsid Jumalat, sest Jumal on seal, et osaleda meie elus. Jumal on seal, et meid kõnetada, Jumal on seal, et meid vastata. Ja ükskõik, kui suur koorem on sinul ka võib-olla täna hommikul, Jeesusel on meelevald tuua abi. Jeesusel on meelevald tuua lahendusi. Selle mehe olemisest ja tegelikult sellest loost me õpime, et ta mitte lihtsalt ei pöördunud Jeesuse poole, aga ta tuli usus. Ta tuli usus. Meil ei räägita sellest, kas ta oli Jeesust varem kohanud, kuidas ta kuulis Jeesusest, aga ta kuulis. Ja ta tuli, sest Jeesus oli seal. Kui hea, kui me oskame otsida õigest kohast. Ma juba ütlesin, et ilmselt iga lapsevanem, iga inimene, kui ta näeb lapse olevas keerulises olukorras ja nagu see isa ütleb, ta on suremas, ta teeb kõik ja ta oli teinud kõik. Ja kui ta kuulis Jeesusest, siis oli talle selge, et ma tahan ka selle tee läbi käia. Ma tahan Jeesuse juurde minna. Ma ei tea, kust ta kuulis Jeesusest. Kui ma seda teksti uuesti jälle lugesin, siis tuli niisugune mõte, et küll ma oleks tahtnud olla see, kes sellele kuninga ametnikule oleks öelnud, kuule, Jeesus on seal Kaanas. Mine Jeesuse juurde. Minu teadmist mööda kõik need, kes on Jeesuse juurde läinud, on abi leidnud, on oma elus lahenduse saanud. See on see jüngri ja tunnistaja rõõmus kogemus, eks ole. Ja see on ilus mõte, mida sellest tekstist kuidagi kaudselt võib ka kaasa võtta. Me ei tea ju kunagi, mida Jeesus võib ja tahab teha inimese heaks, kes tuleb tema juurde. Meie osa on lihtsalt usaldada, meie osa on lihtsalt nagu palves pakkuda see inimene või iseennast Jumalale, usus ja teadmises, et Jumal hoolib ja armastab. Ja Jeesus, nii palju kui mina teda tunnen, ma usun nii palju kui sina kaaspalvetaja Jeesust tunned, ta kannab ju endast seda Jumala hoolivat armastust, seda armastust, mida naljalt mujalt ei leia. Vähesed teavad selle pastori nime, kes ristis Billy Grahami. Ja väga tihti sellised abimehed ja teenäitajad jäävadki ju tundmatuks. Lihtsalt nagu üheks väikeseks teeviidaks. Aga ma usun, et ehkki nad selles maailmas võib-olla
ei koge sellist sära, taevas peetakse neid meeles. Üks teine lugu räägib, ja sellest on kaugelt üle 100 aasta tagasi, kui Ameerikas üks jurist tõstis üles tänaval ühe poriloiku kukkunud purjus juristi, kelle nimi oli Scofield, ja ütles talle lihtsalt, pane oma asjad Jumalaga korda. Lõpeta joomine ja pane oma asjad Jumalaga korda. Ja seda Scofield tõesti tegi ja võib-olla mõningad teist teate, et ta andis välja väga huvitava ja tegelikult siiamaani kasutatava piibli. See oli aasta küll juba 1909, rohkem kui 100 aastat tagasi. Kommentaaridega piibel, mis on mõjutanud tuhandeid ja tuhandeid ja tuhandeid. Nii et keegi rääkis sellele kuninga ametlikule, kuule, seal on Jeesus, kellel on vahendeid, et aidata õnnetuid, hädalisi. Ja mina usun, et Jeesus võib ka sinu poega aidata. Kallid, me võime tulla oma palvetega. Ja neid palveid on meil kindlasti. Sa oled tänagi tulnud siia palvekotta võib-olla palvetava meelega ja sul on koormad, sul on valu, sul on mured. Aga mõtelgem ka teistele. Mõtelgem nendele, kes elavad ja liiguvad meie ümber ja kes väga vajavad Jeesust. Ja võib-olla just sinul on kellegi elus see roll, et öelda, kuule, Jeesus on see, kes võib sind aidata. Missuguse vastuse andis Jeesus selle isa palvele? Ja siit ma saan aru, et Jeesus paneb nagu selle mehe omamoodi proovile. Ta ütleb, te usute mind ainult siis, kui te näete tunnustähti ja imetegusid. Kuigi Jeesus ütleb need sõnad sellele kuninga ametlikule, võiksime mõelda ja kujutleda, et ta räägib neid tegelikult laiemalt juutidele, kes tahtsid Jeesuses näha mingit imetegijat ainult. Nad ei soovinud näha neid imesid nagu Jumala kuningriigi manifestatsioonidega, vaid lihtsalt sellepärast, et kuidagi tähelepanu võita. Ja tõepoolest, eks niisugused imelikud asjad, mis köidavad, tõmbavad ka tähelepanu. Eks tänapäeva inimesed ka, meie teiste hulgas, otsime ju imesid selles mõttes. Lugesin kord ühe loo, jällegi Billy Grahamist, kui ta 60. aastal pidas oma koosolekute seeriat Floridas Jacksonvillis, siis seal ta rääkis ühest rikkast mehest, kes sõitis oma autoga Tampa linna lähedal, kui ta kuuleb ootamatult niisugust häält, lihtsalt häält kuulebki, et sa suudad aidata Billy Grahamit. Ja hiljem ta jutustab, ütleb, et ma ei teadnudki, kes see Graham oli ja mis abi tal vaja oli ja mis mõttes mina teda aidata võin. Ta ei olnud kristlane, ta ei olnud kunagi olnud kirikus käija mees. Ja ta püüdis endale öelda, et mina ei kuule hääli ja ega keegi minuga ei rääkinudki praegu. Ja nii edasi. Ja lõpuks, mida inimesedki minust hakkaksid arvama, kui ma nüüd siin niisuguseid samme astuksin ja räägiksin isegi nendele, mis minuga juhtunud on, siis kõik mõtlevad, et see sõber on vist natukene segi läinud. Aga teate, ta ei vabanenud sellest teadmisest, sellest mõttest. Ja kuidagi nagu see hääl tegeles temaga edasi, et sina võid aidata Grahamit, sa pead midagi Billy Grahami heaks tegema. Ja teate, Jumalal oli oma eesmärk selle mehega. Ja nii ta räägibki asjast mõnele omale sõbrale, see mees, lahendust ikka ei paista, ja lõpuks ta ütleb oma südames. Võib-olla tuleb tuttav ette, võib-olla sa oled ka Jumala pannud proovile, aga kuulake, see on väga imelik proov. Jumal, kui sa minuga rääkisid, kui sina minuga rääkisid, siis tõesta seda mulle uuesti. Ma lähen reede õhtul kalale. Aga sina tee nii, Jumal, et ma püüaksin terve paadi peale kõige suurema kala.
no see kõlab nagu kalamehe jutt, aga arvatavasti see peaks tõsi olema. Ma olen lugenud seda soliidsest kirjandusest. Ja ta ütleb Jumal, et tegelikult suurima kala, mis ma üldse elus olen püüdnud. Huvitav suhtlemine Jumalaga, eks ole. Ja Jumal üldse suurima kala, mis siit Tampa lähedalt ookeanist on püütud ja las see juhtub öösel kell 1:30. Nii et niisugune täiuslik tellimus, eks ole. Ja nii ta lähebki mõne oma sõbraga kalale. Ja teate, kell 1:30 öösel satub tema, võib-olla peaksime ütlema siis, et Jumal saadab tema konksu otsa nii suure haikala, mida ta kunagi elus isegi näinud ei ole. Ja tõepoolest seal lahes ei ole ka iialgi midagi niisugust püütud. Ja hiljem ta räägib, märkides ära, et nii nagu hai on üks väikseima väärtusega kalu, nii ka tema elu oli tühi ja väärtusetu siiani. Aga pärast seda kalastusretke lendab ta Carolinasse, tahab kohtuda Grahamiga, aga Graham on Floridas ja seal ta kohtub doktor Belliga, kes on siis Grahami nüüd äiapapa ja nad palvetavad ja hiljem ta pöördub tagasi ja teeb otsuse töötada koos Grahamiga selle järgmise festivali korraldamisel. Teate, Jumalal on kõik võimalik. Ja imed ja tunnustähed ja kõik, aga küsimus on selles, mis meelsusega meie oleme. Kas meie tahaksime seda kuidagi presenteerida ja elada selle varjus või oleme me nõus minemagi seda teed, kui me ütleme, et Jumal, sündigugi sinu tahtmine. Jeesus proovis tegelikult selle kuningaametniku siirust ja ehedust. Kui paljud meid raskustes meie siis oleme ja kui me sealt läbi saame, siis me unustame kõik selle, mida me Jumalale oleme tõotanud, kui raskused mööduvad. Aga see mees oli aus. Ta nagu ei pööragi tähelepanu sellele, mida Jeesus ütleb, et tegelikult Jeesus ütleb, et ma ei tahagi sinuga tegeleda. Ta lükkab nagu tagasi selle isa palve, eks ole. Aga mees ütleb, issand, tule alla. Tule palun meile enne, kui mu laps sureb. See oli tunne, et tema ei saa enam rohkem midagi teha. Ta tahaks teha, aga ta ei saa midagi oma lapse jaoks teha. Ja see pani teda sõltuma Jeesusest tegelikult. Ja see sõna sõltumine on väga oluline sõna. Ja see on tõesti niimoodi inimese elus, et me tahame võib-olla tihti kõik ise läbi proovida, enne kui me ütleme, et nüüd, Jeesus, ma olen siin ja minul enam ei ole midagi. Ja nüüd ma usaldan ainult sind. Aga sõltumine Jumalast olgu ka sinu elu ja olukordade võtmesõna. Ta ütleb, tule Kapernauma ja päästa ta. Lähme kohe teele. Poiss vajab praegu abi, selle asjaga ei saa viivitada. Aga Jeesus ootab, et me usaldaksime teda, kui me tema juurde tuleme. Mis iial tema ütleb, seda tuleks teha. Ja me ei pea pettuma. Sõbrad, siirad Jumala otsijad ei pea kunagi pettuma. Siirad Jumala abi otsijad ei pettu. Jeesuse vastus palvele oli nüüd lõpuks siis mine, sinu poeg elab. Üks kinnitav sõna ja toetav sõna ja tõesti me näeme, et Jeesuse sõnast piisab. Sõnal on jumalik meelevald. Kui me mõtleme tagasi pühakirja algusesse, siis Jumal lõi sõnaga tegelikult kõik, mida ta lõi. Saagu valgus ja valgus sai ja nii edasi. Jeesus ütleb tegelikult, ma ei pea tulema sinuga Kapernauma. Ma ei pea tulema, et su poega tervendada. Sina asu teele, poeg jääb elama. Ja kuidagi Jeesus ehitab üles selle mehe usku. Nõnda, et see võiks olla eeskujuks ja julgustajaks ka teistele. Ja me näeme, et kuningaametnik sai julgustatud. Ja lõpuks me näeme tõesti, kuidas usk võidutseb.
mees ei jää Jeesuse juurde kuidagi veel diskuteerima ja vaidlema, kas tervenemine ikka nii kaugelt mõjub või ma ei tea midagi veel. On teada, et umbes 6-7 tundi jalgsi nad pidid liikuma, et ta koju jõuaks. Nii et tollel ajal meie mõistes lühikesed vahemaad olid siiski ka päris pikad. Selle asemel ütleb evangeelium ja inimene uskus sõna, mis Jeesus talle ütles ning läks. 50. salm. Uskuda nii, nagu kuninga ametnik, tähendab teada, et see on nii, nagu Jeesus ütleb. Nii saab toimuma, nagu Jeesus ütleb. Ja Jeesus ütles talle väga lihtsalt, su poeg elab. Ja mees asub teele. Ma tunnen alati seda lugedes, et mul on nii palju õppida. Mul on nii palju selles mõttes palvetada, Jeesus, kasvata minu usku ka. Ja ma mõtlen sellele teekonnale tagasi koju, mis pidi olema palju rõõmsam kui tulek Jeesuse juurde. Enne oli koorem, oli mure, oli ränk teadmine, et poeg varsti sureb. Aga nüüd oli süda tulvil lootust ja rõõmu, sest koorem oli ära võetud. Usu läbi. See mees uskus, mida Jeesus ütles. Vennad ja õed, me oleme täna siin Jumala palge ees. Oleme lugenud pühakirja, oleme palvetanud ja palvetame veel. Kas sa usud seda, mida Jumal täna sinule ütleb? Kas sa usud, mis Jeesusel on täna sulle ütelda? Võib-olla sa oled ka mõne oma elu olukorra üle palvetamas, oled otsimas, oled segaduses. Kuula, mida Issandal on öelda. Korraga näeb see mees seal kaugemal ees tolmupilve. Sulased tulevad sõnumiga. Su poeg elab, ta on terve. Ja nii ta uurib, et millal see siis õieti juhtus. Ime. See juhtuski siis, kui Jeesus ütles, su poeg elab. Su poeg elab. Sel samal tunnil. Ja terve tema pere uskus. Vennad ja õed, usul on see võime nakatada teisi. Usul on võime kasvatada ja haarata kaasa, kui me usku välja elame. Usk on see võidujõud, nagu ütleb üks vana laul. Ja sinu elu tänases olukorras nõnda samamoodi. Usk on see võidujõud, ükskõik millega sa maadled. Sest Jeesuse meelevald ei piira ei aeg ega ruum. Evangeeliumit ei piira aeg, see on kõikidele inimestele, see on meile ka täna. Jeesus Kristus on see sama, eile ja täna ja igavesti. Jeesus on kõikvõimas päästja. Võib-olla sa istud siin ja kuidagi sul ei ole veel kindlat päästmise tunnetust. Selles mõttes, et sa tead, et ma olen Jumala laps, ma kuulun Jeesusele. Siis Jeesus on päästja selles mõttes. Ja nõnda see osadus ka Issanda laua ümber kinnitagu meie usku. Ja Jeesus tahab seda teha. Jeesus tahab sind aidata. Sinu südant muuta, sinu elu muuta, sinu elu olukordi muuta. Ja võib-olla nii nagu kuninga ametniku peres ka tervist kinkida. Ja inimene uskus sõna, mis Jeesus talle ütles. Sirutugem siis usus päästja poole ja see päästja on meie Issand Jeesus Kristus. Aamen. Aitäh, vend Elari, et istusin siin ja mõtlesin vahepeal, et palju ma olen sind üldse jutlustamas kuulnud. Väga vist ei ole sattunud. Võib-olla siis, kui sa olid presidendi ametis, siis rohkem konverentsidel, aga tavaliselt me teenime erinevates kogudustes küll üsna lähedalt, aga pole võimalus olnud, aga rõõm sellest, et sa täna hommikul oled tulnud meie keskele, jaganud meile seda meeldetuletust, et kuidas oma usku välja elada. Ja et Issand on see sama vastus, temal on need vastused ka täna jätkuvalt olemas, kui me usaldame ennast Jumala kätte. Ja nüüd meil ongi võimalus minna Jumala ette. Ja kõik see, millega me oleme täna tulnud, selle panna tema kätte, paluda, Issand, vasta ka mulle.
mina vajan vastuseid täpselt samamoodi oma elus, oma muredega. Toome ka koguduse keskele toodud palvesoovid, palume venna Eeriku pärast, kellel on uus raviplaan ja uued rohud, issand, palume, et ta tervendaks ja aitaks samamoodi, nagu ta on teinud seda piiblis ja nagu ta aitas sellisel juhul. Ja kui sa tõid selle, Elari, selle näite, siis see rääkis minu vastu nii hästi, sest mul on vaja tuua koguduse keskele ka oma poeg Henri, ka me oleme viimase nädala siin maadelnud tema tervise muredega ka ja üks probleem ei taha natuke taanduda, et panen ka sellega koguduse keskele, et siis Jumal tuleks ja tervendaks ja teeks terveks samamoodi. Ja Veiko ja Emily on toonud tänu, et nad on oma pikalt 3-aastaselt eemalolekult tagasi jõudnud Eestisse, see ei ole keeruline kogu oma eluga kõigepealt kolida Brüsselisse ja pärast Brüsselist tagasi Rakveresse, aga nad on nüüd vist ära maandunud, ma saan aru, ja ei ole veel kohale jõudnud. Kuidas? Nad on veel ikka teel. No siis palume, et nad jõuaksid kohale. Et ma tean, et nad pidid jõudma, aga ma ei teadnud, kas nad on päris kohale jõudnud. Et tänu, et nad said minema sealt ja palume, et nad jõuaksid õnnelikult oma sihtpunkti. Ja kui on veel mingeid palvesoove, mida koguduse keskele panna, siis vend Vello, palume venna Vello tervise pärast samamoodi. Lähme Jumala ette, tõuseme, toome kõik, mis meie südames on. Issand, tänu sulle selle eest, et sina ei lükanud kõrvale neid, kes tulid sinu juurde ja panid, Jumal, iseenda või oma lähedased sinu ette. Sa vastasid. Jumal ka vahest võib-olla mitte nii, nagu inimesed ootasid, aga sul oli vastus igaühe jaoks. Issand, ja tänu, et see oli elu vastus, tänu, et see oli vastus ka tihti üle palvete. Ja Jumal, et sul on need samad vastused ka täna olemas igaühe jaoks. Jumal, sa näed, mis toimub meie endi südames. Jumal, sa näed seda, mida meie täna hommikul vajame. Ma palun, Jumal, et sa vastaksid meile igale ühele oma hea nime pärast. Ja üle selle, mida me oskame paluda. Issand, olgu see sinu käes ja Jumal, ma palun, et sa vastaksid igale ühele, aitaksid igat ühte, kes sinu nime appi hüüab. Ja Jumal, oleksid väga ligi igale ühele. Jumal, paneme venna Eeriku su ette, palume Jumal, et ka tema ravi, Jumal, et sina oleksid tema raviarst. Issand, et sina vastaksid, Jumal, ja aitaksid need ravimid ja need otsused, mis arstid teevad, need oleksid tulemuslikud. Ja Jumal, ta võiks paraneda, et sa paned oma käede peale ja Jeesus, ta saab terveks. Jumal, sina ise tervendad teda. Issand, palun Henri ka sinu kätte. Jumal, palun, et ka sa paneksid ka oma käega tema peale. Ja Jumal, tema ihu saaks täiesti terveks. Jumal, ta võiks paraneda ja olla rõõmus ja terve. Jumal, et sa teeksid tema terveks ja aitaksid teda, Jeesus. Jeesus, palume Vello sinu kätte. Jumal, sina näed tema tervisemuresid. Palun, Jumal, et sa kuuleksid ka tema palvet, kui ta on toonud selle koguduse keskele ja me kogudusena tõstame ta sinu ette. Jumal, palun, kuule ja tervenda. Issand, ütle samamoodi, tõuse, ela, ole terve. Issand, paranda, kui vend hüüab appi su nime. Issand, et ta võiks kogeda paranemist. Ja Jumal, palume ka Veiko ja Emily sinu kätte. Jumal, see on suur muutus nende elus taas. Palume Jumal, et nad jõuaksid ilusti Rakveresse, palume Jumal, et nad saaksid kõik oma asjad kätte ja Jumal, me palume, et see uue elu sisseseadmine ka läheks valutult ja siis nad tunneksid, kuidas sina ka selles osas kannad. Ja Jumal, et kui selles osas ka, et mis saab edasi, Jumal, kuidas nende elukorraldus saab olema, palume siin väga sinu juhtimist. Ja palume Jumal, et nad tõesti võiksid tunda ka siin, et sina õnnistad ja sina juhid ja sinu tahtmine saab tõeks nende elus. Ja Jumal, kõik muud palved, mis meie südamest praegu sinu ette tõusevad. Issand, võta need vastu. Jumal, luba, et need võiksid, Jumal, saada sinu trooni ette pandud ja vasta neile oma hea nime pärast. Tee teoks oma tahe meie igaühe elus. Ja Jumal, õnnista igat mu kallist õde ja venda, kellega me koos sinu ees praegu seisame. Jeesuse nimel. Amen.
tuleme nüüd järgmisena issanda leiva murdmise laua ümber, te võite istuda, aga ennem seda me laulame veel koos. Laul number 343.